Hea vaataja, meie elus on sündmusi ja lugusid, mis jätavad meie arusaamadesse ootamatult püsiva ja sügava jälje. Täna mõtisklegem ühe sellise loo üle. Esimest korda kuulsin ma ühest suure mõjuga tekstist ja loost möödunud sajandi 70. aastatel. Külastasin ühte vanemat sõpra, usuvenda, rääkisime usuasjadest, ateismist, kommunistlikust režiimist ja toonastest tagakiusamistest. Jutuajamise lõpul läks ta oma kirjutuslaua juurde, võttis selle alumisest sahtlist ühe vana musta kaanega vihiku ja ütles, et selleks, et toimuvast aru saada, on siin kõik kirjas. Tegemist oli siiani tarkade protokollide käsikirjalise tõlkega. Ta luges sealt terve rea kõige intrigeerivamaid lõike ja ütles siis, tegelikult on kõik, mis maailmas praegu toimub, juutide vandenõu. Selle tõdemusega meie jutuajamine lõppeski. Mingis mõttes on see hinnang mind tänini saatnud ja sellepärast otsustasingi siiani tarkade protokollidest lähemalt rääkida. Siiani tarkade protokollid on 24 peatükist ning 60-80 leheküljest koosnev tekst. Väidetavalt paljastab see juutide salajase vandenõu maailma valitsemise saavutamiseks. Iga peatükk kirjeldab ühte tarkade istungit, kus üks juutide juht peab Sioni tarkadele kõne. Esmakordselt avaldati Sioni tarkade protokollid 1903. aastal Peterburi ajalehes Znamja. Kuid tookord see siiski erilist tähelepanu ei äratanud. Aga 1917. aastal, mõned nädalad enne tsaari kukutamist, just enne revolutsioonilisi rahutusi, ilmus kuulsa Sergei Prossadi kolmainu kloostri kirjastuses see tekst uuesti, aga seekord Sergei Niluse raamatu nagu koostisosana. Raamatu pealkiri oli Suur väikeses ehk antikristuse saabumine ja läheneb kuradi valitsemine maa peal. Sergei Nilus oli endine mõisnik, kes oli aastaid mungana elanud paljudes vene kloostrites. Ta oli samas saanud aga ka kuulsaks konservatiivse ajakirjanikuna ja kirjanikuna. Sergei Niluse raamat käsitles askeetide ja pühakute elu, nende profeteeringuid maailma lõpu kohta ja pühade võitlust pimeduse jõudude vastu. Eelkõige hoiatas ta selles raamatus saatana sünagoogi ehk juutliku vaba mürluse ning juutide vale messia eest. Tegemist olevat paljude sajandite jooksul juutide poolt kuratlikult sepistatud plaaniga, mis olevat lõpuks sõnastatud 1897. aastal toimunud esimese sionistide kongressi eel. Oma tekstile lisaks esitab Sergei Nilus tõendina ka juba avaldatud Sioni tarkade protokollide teksti. Siit alates kujunes sellest kaasaegse antisemitismi kõige mõjukam tekst üldse. See teos, Sioni tarkade protokollid, ise pälvis Venemaal väga suurt tähelepanu, seda loeti isegi kirikutes ette. Protokollid sobisid ka üldise Venemaal levinud juudivastase õhkkonnaga ja Lõuna-Venemaal toimuvate programmidega. 1919. aastal teatas pärast esimese maailmasõja lõppu ja kaotust üks Saksamaa kõrgemaid sõjaväejuhte Erich Ludendorff, et juudid on osa paljudest rühmitustest, kes vastutavad otseselt riigi lüüasaamise eest.
1922. aastaks keskendus ta peaaegu täielikult juutidele kui vaenlastele. Ta kirjutas, juudi rahva kõrgem valitsus töötas käsikäes Prantsusmaa ja Inglismaaga. Võib-olla juhtis see neid mõlemaid. Ja tõestuseks tõi ta Sioni tarkade protokollid. Ei ole siis ime, et Hitleril ja teistele natsionaalsotsialismi teoreetikule sobisid protokollid nagu vesi veskile. See, mis edasi Hitleri Saksamaal toimus, on meile juba teada. Kuid protokollide mõju oli kindlasti laiem, sest paljude inimeste jaoks kinnitasid sõda ja sellele järgnenud vapustavad sündmused, majanduskriis, revolutsioon Venemaal, keisririikide lagunemine ja epideemiad protokollide autentsust. Tundus, et protokollid annavad kõigele seletuse ja paljastavad ka süüdlased, see on siis juudid. Miks see mõju nii suur oli? Sest protokollid kirjeldasid nagu eriliselt küünilise avameelsusega juutide plaane, kuidas kukutada valitsus ja panna rahvad omavahel sõdima, levitada usu ja rassi vaenu ning hävitada kristliku tsivilisatsiooni moraalsed alused. Riike tuli selle teksti kohaselt siis destabiliseerida kulla võimuga, majanduslike spekulatsioonide, maksude ja riigivõlgadega. Moraalselt tuli tsivilisatsioon hävitada ratsionalismi, materialismi ja ateismiga. Otseselt nimetaksin Darwini, Marxi ja Nietzsche loomingut. Kõigepealt tuleb tekitada kõigis eluvaldkondades täielik anarhia ja siis, kui rahvad on sellest väsinud ja valmis oma vabadusest loobuma, annavad nad juba vabatahtlikult oma võimu juutidele üle. Niisiis vana maailmakorra varemetelt tõuseb juutide maailmavalitsus, mille aluseks on tugevama õigus. Eesmärgiks on mõistuse riik, kus valitsevad rahu ja kord. Kõike seda on kirjeldatud üleolevas, manipuleerivas ja peaaegu teemalikus toonis. Tundub nagu autor naudiks inimkonna orjastamise ideed. Aga kõlas ka kriitilisi hääli. 1921. aastal augustis näitas Londoni Times, et protokollide autorid olid dokumendi loomiseks kopeerinud pikki lõike mitmest ilukirjanduslikust teosest. Esimest korda vihjati sellele, et tegemist on ilmselt plagiaadiga. Leiti, et selle loomisel on inspiratsiooni ammutatud näiteks Hermann Goethe 1868. aastal ilmunud romaanist Biarritz, milles kirjeldati juutide salaistungit, kus arutati tulevast maailma valitsemise plaani. Ühe võimaliku allikana, millele on hiljem eriti tähelepanu osutatud, on välja toodud ka 19. sajandi Prantsuse satiiri Dialogue in Hell between Machiavelli and Montesquieu. Teos, kus käsitletakse türannia kujunemist. Protokollide võtmeteemad ja struktuurid on siit üks ühele üle võetud. 160 lõiku, see on peaaegu pool kogu tekstist, on otse võetud tollest Napoleon III vastasest Prantsuse liberaalse kirjaniku Maurice Joly teosest. Tõsi, juutidest ei ole selles teoses üldsegi juttu. Aga kes oli siis see autor või autorid, kes selle plagiaadi lõi? Võimalike autoritena on nimetatud Ohranga Pariisi välisosakonna juhatajat Pjotr Ratškovskit ja tema abi Matvei Kolovinskit. Kuid protokolli tegelikku koostajat pole siiski tänini suudetud kindlaks teha. Igal juhul
on pakkunud protokollid väga erinevaid võimalusi tõlgendusteks. Enamasti on nähtud selles juutide maailma valitsuse plaani, kuid on ka neid, kes on selles kirjelduses näinud eelkõige totalitaarse valitsussüsteemi nii jõudmise mudelit või ka hoiatust totalitaarse heaolu diktatuuri eest. Ja muidugi on alates Sergei Niilusest nähtud selles antikristuse esile kerkimise profeteeringud. Just see tõlgenduste mitmekesidus on kaasa aidanud protokollide üha uuele avaldamisele erinevates maailma keeltes. Kõige erinevad poliitilised ja religioossed grupeeringud on protokolli kasutanud oma propaganda eesmärkidel. Olgu nendeks siis USA evangeelsed fundamentalistid, Venemaa ortodokssed ideoloogid, uusnatsid või muidu esoteerikud. Loomulikult kuulub siia ka islamistlik Hamas, mille 1988. aasta avaldatud alushartas on öeldud, sionistide plaan on nende tarkade protokollides kirja pandud ja nende praegune käitumine tõestab, mida me ütleme. Tõsi, selle harta 2017. aasta uues versioonis on see lõik juba välja jäetud. Eestis ilmusid Sioni tarkade protokollid 1996. aastal pealkirja all juutide maailma vallutamise kava. Kuid Tartu ringkonnakohus otsustas hävitada need 589 eksemplari, kuna selline trükis õhutavat rahvusvaenu. Mõned nagu Ain Kaalep toetasid otsust, teised jälle näiteks Andres Langemets pidasid seda tsensuuriks. 2007. aastal see teos siiski Nõmme raadio eestvedamisel avaldati, kuid niinimetatud poliitkorrektsel kujul juudivastased terminid olid asendatud üldisemate mõistetega, rõhutades protsessi, mitte osapooli. Kui nüüd küsida, mis see siis oli, mis mind läbi elu teadmisega siiani tarkade protokollides saatis, kindlasti ei olnud see mitte konkreetne sisu, vaid eelkõige ikkagi petlik müüt vandenõust. Need protokollid viitasid ju mingile salajasel plaanile, mille kohaselt mingid kõikvõimsad tegelased maailma ajalooga manipuleerivad ja seda ohtliku lõppeesmärgi poole juhivad. Sellised vandenõumüüdid rahuldavad loomulikult meie vajadust keset segadust tekitavaid kriise kuidagi orienteeruda. Näiliselt suvalised sündmused paistavad selliste teooriate valguses plaani ja eesmärgi pärastana. Ühtlasi osutatakse ka süüdlastele ja antakse selgeid ja vaieldamatuid vastuseid, kes on sõbrad ja kes vaenlased. Vaenlased demoniseeritakse ja õiget kutsutakse nende vastu ühisesse võitlusse ühinema. Muidugi pakuvad sellised teooriad ka lohutust. Kannatuste aeg on piiratud, kurjade valitsus ükskord ikkagi murtakse. Nii Sioni tarkade protokollidele kui ka teistele vandenõuteooriatele on ühine see, et nad lihtsustavad tegelikkust, pakkudes ühetähenduslikke, lõplikke ja lihtsaid seletusi. Kuid just sellised seletused ongi fiktsioonid. Loodan, et see mõtisklus on mind ennastki pisut aidanud tolle möödunud sajandi lummava vestluse mõjust vabaneda. Ja loodan, et sinagi leidsid siit midagi. Aga seniks kohtumiseni.